no näed Henrik, kuna kõikides su kokkamisvideotes sa jood veini, kuidas sa siis seda videot ilma veinita teed? No kuna kell on 2:30 öösel ja vein on otsas, siis kuidagi tuleb improviseerida ehk... Ei, mina siin Henri joon siin veiniga, kokkan koos. Täna pistame pannkoogi vahele kohukese ja ma ei tea, miks see kõlas nii seksuaalselt. Igatahes ma olen seda varem teinud ning see kohupiim seal pannkoogi vahel maitses ülihästi. Mu Twitteri kirjelduses on ka suurelt kirjas see, et kuidas ma leiutasin vähemalt enda arust, keegi ei ole vastu vaielnud selle, et ma panin pannkoogi vahele kohukese. Hea ja lahke inimene nagu ma olen, siis ma mõtlesin, et ma jagan teiega seda retsepti. Kuna ma olen nii hea kokk, mis iganes kokk. Okei. Kuna ma olen nii hea söögitegija ja mitte sellepärast, et ma ei oskaks teha pannkooke, eks ole, siis ma mõtlesin, et ma annan võimaluse inimestele internetis. Tänane sponsor on siis katrinkokab.blogspot ja ta kirjutab: minu ema teeb kõige paremaid ülepanni pannkooke. Tal on selleks isegi spetsiaalne vanarauast pann. No, ei ole vaja siin tulla eputama oma rauast panniga, eks ole. Võib-olla siin mõndadel ei ole, eks ole. Ei ole vaja siin nina alla õõruda. Katrin. Ja need pannkoogid on tõesti imehead, pehmed, õhukesed, aga samas tugeva ja tihke tekstuuriga. Okei, ma ei tea, miks ma selline olen. Kas see on sellepärast, et kell on üle 12 ja ma ei tea, mul on mingi jooksuaeg või midagi, miks ma olen siukest... Kell on üle 12. Praegusel ajal peaks olema ju siis need väheste riietega naised telekas, kellel on vist väga palav, nagu miks nad muidu nii vähe riideid kannavad, aga samas kui sa helistad neile mingi numbrile 900, 2000, mis iganes, siis nad on nagu nii ära külmetatud häältega, siis neil nagu häält absoluutselt ei ole, sest nad räägivad nii madalalt, nii kähisevate häältega, et nagu heksoral või midagi sudafeed. Katrin kirjutab edasi, et ja nüüd asja teine külg. Ülepanni pannkoogid on need asjad, mis minul mitte kunagi välja ei tulnud. When you try but you don't succeed. No tee mis tahad, ei õnnestu. Küll lagunevad pannil ära, küll on liiga õhukesed. Mulle nimelt ei meeldi sellised natuke pitsi meenutavad üliõhukesed pannkoogid. Vau, kui sa juba pannkookide suhtes nii valiv oled, siis ma ei tea, kuidas sa selle õige mehe või naise leiad, nagu aastal 2017 elame, alloo, nagu mis seal vahet on, aga ikkagi ära ole nii valiv. Kõik pannkoogid on nagu, võtta see, mis võtta annab, no. Jolo, noh. Hip-hop. Ta kirjutab siin, et klopi vispliga lahti sobib kogus mune. Mõtle, sa tulid kanapärakust ja nüüd sa oled siin. My journey. Oissand, ma vastan, et ma teen siin vaba reklaami vegan toodetele. Davai bitches, davai rannad, lööme selle muna katki. Katkine embryo. Henrio. Näpuotsaga soola. Mis tähendab näpuotsa täis? Näpuotsa täis soola? Kui oled hästi ekstra. Sugar. Oh honey, honey. Kus mul see antenn on siin? Teate, mis sellest teletupsust päikesenäoga lapsest sai või? Ma ka ei tea. Ole võit. Pane veits veskimatit ka siia. Nii, ma segi olen. Mina teen taigna tavaliselt valmis eelneval õhtul. See on reedel nagu rituaal, mis tähistab töönädala lõppu. Sa teed reede õhtul tainast või? Nojah, no kes läheb reede õhtul jooma, kes teeb tainast kodust. Kas ma pean pool tundi ootama või? Kell saab 4 siis. Päike tõuseb. Võtsin selle suure Xanaxi tableti laest alla, et ta karjuma ei hakkaks. Küpseta kuumal pannil soovi järgi õlis või võis. Mina kasutan õlipritsi. Mind kutsiti alkoholis õlipritsiks, sest et mul olid pikad juuksed ja need olid nagu tihti pesemata ning kui ma jooksin, siis juuksed nagu lehvisid niimoodi ja siis kõik teised lapsed olid õlipritsib ja siis mul oligi õliprits. Ei olnud nii, nali. Paneme õli pannile. Labidat ka vaja. Nad toob õuest labid. Teate, andke palun mulle andeks nende kohutavate naljade pärast, mis ma siin teinud olen. Wow! Amazing! Vaata, täitsa eestlase nahavärvi. Kas sa oled valmis? Oh my god, vaata kui ilus! Oi, miks ta nii teeb? Oh my god, miks ta nii läheb? Miks pannkook nii läheb? Miks ta nii on? Miks ta ääred üleval? Mina, sama. Miks ta... No muidugi, noh. Kui mina teen pannkooki, siis pannkookid teevad sellised asju. Oh my god, miks ta hingab? Ta
ta liigub. Süüsa tuks, tuks, mine lahti, uks. nüüd me avame kookise, eks ole. See on tõesti hea idee. Ja kui keegi fucking varastab selle ära, siis krediit Hensu Gustav pannkoogid kookistega nagu. Paneme selle kookise siia. Slaidib juba, nii, ja nüüd me paneme. Me sulgeme selle. Issand, vaata kui tark ma olen, vaata siuke nagu kokasaade. Gümnaasiumiõpetajad, vaadake nüüd, kus ma olen. Vau, vaata seda, mida. See on nii hea, mine. Seda moosi maitset on tunda ja šokolaadi ja kohupiima ja. Aga ma julgustan teid kõiki proovima seda pannkooki kookisega. Kindlasti mu noored vaatajad ka, kui sa just mingi idioot oled ja suudad ennast ära põletada või sõrme lõigata, siis ära tee, on ju. Aga aitäh, eesnimi Katrin, perekonnanimi Blogspot sulle, et oled siukse retsepti netti pannud ning jäta jäse üles, kui sulle meeldis see video ja näeme järgmine kord, davai! See asi siin, see Hogwarts, see asi siin läheb iga päevaga aina hullemaks. Palun aidake mind, ma olen täiesti lõksus. Eile vaatasin Harry Potterit, ma ei tea, mingi 20. korda ja pisarad tulid ikka veel silma, nii et fucking sündimata tibu Eesti auklikel teedel. Nüüd rual. Päikeserõtas, taevu nina. Sniff, kui tal sinised juuksed olid.